Kindlasti olete tajunud, et vastavalt meeleolule me vajame teinekord erinevat valgust või õigem oleks öelda erinevat valgustust, olgu see siis kodus või töö juures. Astusin sisse firmasse LED House, et uurida, millised on tänapäevased võimalused luua erinevaid valguslahendusi. Miks LED-lamp? Ometi on olemas ju tegelikult terve rida ka teistsuguseid lampe. LED ennekõige sellepärast, et LED säästab elektrit ning aitab meil kokku hoida meie igapäevaste kulude pealt. Et see ongi see, mille pärast inimesed tegelikult täna vahetavad oma olemasolevad halogeenid ja säästulambid nagu LED-ide vastu. Kui me hakkame nüüd rääkima võimalikest valguslahendustest, siis minu meelest LED-riba on üks selline asi, mis võimaldab väga palju huvitavaid asju kodus teha. Absoluutselt. LED-riba võimaldab siis paigaldada seda tema väiksuse poolest igale poole, näiteks kappe sisse tekitades meeleoluvalgust. Inimesed panevad ka autodes, haagis suvilates, igale poole sinna, kus nad tahaksid mingisugust meeleolu nagu luua. Ning LED-ribaga saab ideaalselt valgustada siis nagu köögi tasapindasi ning ka muid kohti. Inimene võib tulla siia näiteks teha oma kodust mõned pildid, võtta näiteks kapi mõõdud, näidata meile, arutame läbi, anname nõu ning leiame mingisuguse sobiva lahenduse ning teostame selle. See tähendab seda, et nende LED-ribade puhul ei ole otstarbekas ise osta mingit X meetreid ära ja siis kodus hakata asja kallal nuputama, vaid siit teie käest tellida juba konkreetsed detailid ja ise kodus siis paigaldada. Seda küll, tihtipeale see lõpebki nagu niimoodi, et kui inimene on kaubanduskeskuses kuskilt ostnud omale mingisuguse toote, siis ta tuleb meie juurde, võib-olla tal ei sobi seal toiteblokk, võib-olla ei ole värvitoon sobib, ta ei saa seda tegelikult seal kaubanduskeskuses seda näha. Aga meie juures ta saab seda näha, võib-olla isegi anname talle testida koju prooviks, et millist värvitooni ta tahaks ning tänu sellele ta leiabki parima lahenduse. Siin teie valikus, ma vaatan, on teisigi LED-lampe, mis on hästi-hästi imeõhukesed. Kuhu neid kõige rohkem kasutatakse? Jah, et meie valikus on olemas ka LED-paneelid, mida saab siis kasutada erinevates riplagedes ja seal sellistes kohtades, kus näiteks karkass või mingisugune lae kõrgus ei võimalda panna väga sügavat lampi. Selle jaoks on meil olemas LED-paneelid, et neid saab siis kasutada sauna eesruumides või ükskõik kus kohtades. Inimesed panevad neid esikutesse, koridoridesse, ka on pandud kaubanduspindadele. See, mis annab valgust, seega tahes tahtmata natukene soojeneb. Kui suurt jahutust üks LED-lamp vajab, kui tihedalt ta võib mööbli või lae külge kinni panna? See nüüd sõltub puhtalt nagu LED-i võimsusest, et tegelikult puhtalt nagu villa sisse ei tohi panna ühtegi valgustit. Et LED vajab jahutust ja see müüt, et LED ei anna nagu väga palju sooja, seda ei ole, LED vajab jahutust, kuigi ta ei küta tuba niimoodi, et seda peaks hakkama eraldi jahutama. Aga LED-i ei soovita panna kindlasti sauna, et saunas põleb LED läbi. Aga nüüd võimsuse valik, mis head nõu sa annaksid? Tulge meie juurde, te saate siin reaalselt näha, kuidas need lambid põlevad ja millist värvitooni nad on, sest tihtipeale inimene on öelnud, et ma ostsin kusagilt LED-lambi, aga mulle ei meeldinud see toon, kas oli liiga külm või liiga soe või andis liiga vähe valgust või oli valguse nurk liiga kitsas. Et siin tegelikult meie juures saabki nagu proovida, testida ja see ongi nagu meie nagu eelis.